Tere, kas te tulite plaatide järgi või? No vot, siin nad on. Seistes siin vanalinna muusikamaja õue peal, Ladina kvartali serval. Jutt tuleb sellest samast õuest ja mingitest augusti õhtutest ja õhtuvalgustest üle 20 aasta tagasi, kui siia Eestimaale maandus äkki justkui hald ja parv. Ja siis samas õue peal, mäletan siin samas, kas selle trepi mademe peal siin üleval, selle raudtrepi otsas mängis Iiri torupill ja siin keset õue oli harf ja kuskil keldris lauldi ja seal tagaaias tantsiti vaheldumisi Tšiigeriile ja Labajala valsse. Ja see käis niimoodi mitmeid õhtuid siin. See oli 88. aasta august. Ja see oli ühtepidi nagu täiesti uskumatu ja teistpidi oli see kuidagi täiesti iseenesest mõistetav sellel ajal. Et mõnikord on selline tunne nagu sellel mehel seal muinasjutus, kes nägi, kuidas neitsid vihtlevad. Ja siis pärast ei osanud enam kuidagi inimese moodi elada, kui talle tundus, et ta on näinud midagi, mis ületab kõik ja pärast ei ole nagu millelgi enam mõtet. Nojah, et kas mingil moel võiks nagu uuel ringil nagu praegust nagu põnnide või siis nende jaoks, kes praegu noored on nagu see tegelik avatus vanalinna kuidagi uuesti tagasi tulla. Need, kelle oma vanalinn on, ma ei teagi täpselt, kelle oma ta on, et need nagu kuidagi jõuaks see väärikus või see olemine sellele tasandile, et lihtsalt võikski uuesti nagu õueväravad ja pööningud ja keldrid lahti teha, nii nagu nad mõnel pool on, ja et lapsed saaks läbi joosta ja et saaks seal pilli mängida ja juttu ajada ja päris elu elada. Ja et käiks nagu külalised ja et neid ei peaks nimetama klientideks ja turistideks.